Tere, head vaatajad! Täna ma mõtlesin, et ma teen siis arvamusvideo. Ja arvamusvideo tuleb sellisest veebisaidist nagu ettevaatus.ee. Te olete ilmselt sellest juba kuulnud, ma usun, uudistes on sellest juttu olnud. Igal pool meedias. Ma tean mõnda YouTuberit või ühte YouTuberit, kes on sellest oma arvamust teinud. Ja siis ma mõtlesin, et teen sellest video, mis mina sellest veebilehest arvan või ei arva. Aga enne kui me teema juurde lähme, siis ma tahan tänada esimesi vaatajaid. Viimati kui ma vaatasin, mida ma tegin öösel, sest und ei tulnud, siis mul oli esimesel video vaatamist kas circa 90, kui ma õigesti mäletan. Ja mul on ka sisse tellijat. Et sellest ma soovin teid tänada. Ja loodan, et te püsite lainel. Nii, lähme siis teema juurde. Ettevaatus.ee, mis veebileht see on selline? Veebilehena on see selline nagu, mina ütles, mitteametlik register. Kuhu siis on pandud üles sellised seadusega just ohusis olevad inimesed. Ja mina olen, mis ma olen tähele pannud, on seal seksuaalkurjategijad. Ja siin on pandud siis hästi paljudel juhtudel on ka inimese näoga pilt pandud ja siis inimese nimi. Ja siis kui sa sinna peale vajutad, siis on seal nagu paragrahv, selles mõttes, millest inimene on süüdi mõistetud. Ja siis tõesti, nii palju mina olen vaatanud, siis hästi palju on seksuaalkurjategijad, mis on nagu rõve. Ja siis selline see veebileht nagu peamiselt ongi. Ma olen neid seal hästi palju on seal, mida mina olen näinud, on seal vägivallakuriteod. Laste vastu suunatud, mis on veel jubedam minu arust. Mida veel jubedam, aga selles mõttes, et üldse laste vastu suunatud kuriteod on õudsad. Ja siis selline see veebileht siis on pisitutvustus selline. Ja mina siis avaldan nüüd oma arvamust. Minu arvamus on see, et selline veebileht on vajalik. Sest näha siis meie Eesti Vabariik ei ole suutnud sellist registrit teha. Ma arvan ka seda, et kas just pilte on vaja üles inimese näost. Seda võib-olla pigem mitte nagu. Aga samas jälle, vaata sa pead ära tundma inimese selles mõttes. Et selles alguse selle on hea, kui see pilt oleks üleval osa andmetega. Inimesed peavad olema ohust teadlikud, leian mina. Ja sellistel seksuaalkuritegutel õigustus ei saa olla. Olen selles mõttes selle lehe eestvedajaga, mis siis Maljuga olen ma nõus. Et tegelikult sellised pedofiilid ja sellised inimesed ei pea saama edasi elada. Ma ei ole küll seda meelt, et tapke ära ennast. Seda mitte. Ma olin seda meelt. Samas ma leian seda pedofiili. Lihtne öelda seda küll, aga no matter what, he's a human või she's a human. Aga selles mõttes, kui neil on probleem selles mõttes ühiskonda sulamisega, neil on raske tööd leida, neil on üldse seda tolereerimist leida ühiskonnas, et nad võis olla ühiskonna liikmed, siis nende probleem, sest sa teed ju oma valiku ise selles mõttes. Et seksuaalkurjategu seal üldiselt ei saa olla õigustust. Eriti just on pedofiil, tõesti, mille jaoks, mis see sulle annab, kui sa lähed mingi, ma ei tea, lapse juurde ütlema, näpid teda, ma ei oska muudmoodi väljetada ennast. Et selline veebileht peab olema olemas, aga samas minu jaoks on siin hästi oluline aru saada sellest või mitte aru saada just, aga hästi oluline punkt on see, et mis ei ole suutnud riik sellist registrit teha, mis peab tegema tavainimene seda. See on super muidugi. Selle, millest ma ütlen küll Maljule, mina ütlen et jääna. Teisest küljest, see panebki mõtlema, see peaks jääma riigi tasandile tegelikult. Selle koha pealt senimaani, kui
meie Eesti ei suuda sellist registrit teha, siis see on väga hea, et üks inimene võttis südamelindu, tegi sellise veebilehena. See on ainult hea. Aga siit mina lähen järgmise punkti juurde. Et me peaks tegema teilt ausalt öeldes oma nüüd sassi ja siis justiitsministrile peaks tegema pöördumise. Ja mina ütlen ausalt, minul on see plaanis, et pöörduda justiitsministri poole, et mis meil võiks olla selline register nagu ametlikus vormis, mitte niimoodi, et üks inimene tuleb ja teeb. Et ideaalis peaks ju seal olema niimoodi. Et see on muidugi tore selles mõttes, kui inimene võtab julguse, teeb sellise veebilehe ja nagu, kuidas ma nüüd ütlen, hoiatab inimesi selles mõttes, et see on tore, et sellist lehtedelt ma ise ei ole seda teinud, aga samas seda peaks promoma igal pool, mina leian, et nagu see veebileht, seni kui ametlikku registrit ei ole, siis see veebileht peab levima, see veebileht peab olema laiadele massidele igal pool kättesaadav, mis õnneks on. Aga lihtsalt see peab levima, mina leian. Sest tõesti, ütles Urmas Reinsalu aastaid tagasi ühe pedofiilia sündmuse kohta, et inimesed peavad olema muust teadlikud. Ja nii on, peavad olema teadlikud. See on nagu minu arvamus siis sellest veebilehest ja selline nagu pöördumine saab olla tehtud justiitsministri poole, mida ma teen. Ma ei tea, kas ma just täna teen seda, sest ministrid puhuvad vahepeal. Aga muidu jah, mine sa tea, võib-olla täna jätan juba kirja meili teel muidugi, et see võiks olla selline register riigi poolt tehtud. Mida minister ise arvab sellest, ta on vist öelnud seda meedias. No samas ma tahan ka nagu isiklikult saada vastust sellele. Ja nii on. Nii palju kui mu vaatajaid on, avaldage oma arvamust, mis teie sellest veebilehest arvate, kas see peaks olema olemas. Selline register peaks olema ideaalis riigi poolt tehtud. Või piisab sellest, et on teinud maljukas. Avaldage oma arvamust. Et minu arvamus on selline ja siis selline lisapunkt juurde. Et ma arvan, et see video tuleb üsna lühike. Aga samas, see rääkida sellest palju sellest mõttes, aga mulle meeldib lobiseda. Aga mina teen sellise väikse video siis. Minu arvamus üldpildis siis ongi, võtame lühidalt selle kokku nüüd. Et minu arvamus on see, et veebileht peab olema ja kes on selle vastu, siis meil on eri arvamused. Ütleme nii, mina tulihinneliselt toetan seda veebilehte. Täna siis ilusat päeva teile, toredat nädalavahetust. Veel kord aitäh minu esimestele vaatajatele, minu tellijatele. Et siin tuleb siis arvamusvideo. Ja edaspidi ma teen selliseid videoid, et vahepeal teen sellise esimese, nagu mis oli esimene, kus ma lihtsalt lähen näiteks tänavale või kuskile sõidan näiteks. Et nagu selline vlogitaoline video. Ja siis tuleb vahepeal sellised arvamusvideod. Täna siis arvamusvideo number 1. Ole tublid ja püsige lainel. Tšau!